Jelena, Sillamäed on nimetatud ka salastatud linnaks, et miks see nii oli? Meie kandist leiti sellist maaki nagu graptoliitargiliit ehk siis rahvasuus dikteoneemakilt ja Moskvas otsustati, et see kõlbab selleks, et kasutada selleks, et saada sellest uraani. Selle sees on täiesti väga natukene uraani olemas, aga mitte nii palju, lihtsalt tol ajal muud valikut ei olnud. Ja kui Moskvas arutleti ja Stalin võttis vastu otsuse kasutada kohalikku maaki toorainena, siis sellest ajast Sillamäe kadus kaartidelt. Sellest on saanud selline salastatud objekt, mis oli seotud tuuma- ja sõjatööstusega. No Sillamäel on tõesti nii põnev ajalugu, et kust selle kohta lähemat infot saab? Sillamäe muuseumist. Sillamäe muuseum tegeleb sellega, et me uurime tausta, me uurime ajalugu ja me üritame seda edasi anda ka. Nii et just Sillamäe muuseum on see asutus, mis nii-öelda kergitab seda loori. No Sillamäe on 30 aastaga väga palju muutunud, et mida on siin uut ja põnevat ja mida on veel tulemas? Viimastel aastatel linn tegeleb hästi aktiivselt sellega, et parendada linna pilti ja siis sellega, et arendada turismivaldkonda. Ja seoses sellega meil oli renoveeritud merepuiestee ja see ongi siis meie visiitkaart, vaade mere poole sellest trepist. Ja teine suur projekt oli seotud siis rannapromenaadiga. Ja kolmas projekt on see, mis käib praegu. Muuseumi ümber ehitatakse suur teemapark ja siis saalid muuseumis on ka. Meil on ajaloosaal näiteks ja 50. tuba. Praegu neid remonditakse. Nii et sügiseks peaks tulema siis uus ekspositsioon ja siis teemapark, mis ka räägivad linna ajaloost rohkem ja siis näitavad meie ajalugu teistele inimestele.